Tere tulemast vestlussaatesse Värvikad vestlused osa number 6 ja see tähendab, et siis Elva vallavolikogu 3. koosseisu 6. istung oli esmaspäeval. Just. On mul õigus? On küll, see oli 23. märtsil ja päevakord oli üsna pikk, kus me siis arutasime erinevaid küsimusi. Minule pakkus kõige rohkem nalja see, et sotsiaaltranspordi hanke teemal ütles abivallavanem, et mingeid asju arvestatakse loogika alusel, mis tegelikult ju, millel oleks vaja teha reaalne analüüs, numbritesse sisse vaadata, siis tema räägib, et loogika alusel, et siis meie kõhutunde alusel. Jah, sotsiaaltranspordi hanke korraldaja on siis Tartumaa ühistranspordikeskus ja nüüd on siis ütleme aeg täis aasta lõpus ja vaja uus hange korraldada. Tänane hanke hind on alla 3 euro, 2,92 miskit sellist. Et see on küllaki kallis ja arvatavasti selliste kütusehindade juures ta võib veel tõusta. Pakkumises täna on niimoodi, et see võiks olla nagu maakonna ülene, mis tegelikkuses viib hinna üles. Ettepanek tehti, et seda võiks korraldada siis vald hankega oma ettevõtetele oodata pakkumisi. Eraettevõtlusest siis Oleks natuke mõistlikum, tõsta tegelikult, et see on hea mõte. Meil vist on ka mõned vallas, kes pakuvad seda teenust ja miks mitte siis nendele anda võimalus tegutseda, sest ju oma valla inimesed ju. Ja sotsiaaltranspordi teenus siis hõlmab sellist külge nagu võetakse siis klient siis auto peale, viiakse kodust arsti juurde ja pärast koju tagasi ja see kilomeetri hind siis koos kliendiga sõitmise eest siis läheb vallale maksma 2,92 kilomeetrit. Et seda kindlasti saaks kokkuhoiu koht siin oleks, kui saaks siis eraettevõtted sellega tegeleda. Minu jaoks on natukene veider see, et kas ma sain sellest õigesti aru, et Tartus tuleb auto näiteks Rõngu, võtab Rõngust inimese peale, läheb temaga koos Tartusse näiteks arsti juurde, toob ta Tartust tagasi ja siis sõidab ise veel Tartusse tagasi. Jah, seda otsa maksab kinni Elva vald siis ainult koos kliendiga sõidu eest, aga kes üle jäänud maksab? See on firma enda kulu, aga ega siis seda kulu ka päris, seda ikka arvestatakse, see kulu on ju suur ja sealt kujuneb ka see hind mingil määral. Kuna Elva vald on hästi suur tööandja selles mõttes, praktiliselt pool maakonna kogusest tuleks nagu Elva, pakub Elva vald ja siis arvata on, et on mõistlik ju eraettevõttel anda seda. See kõlab nagu veidike nagu äriplaan, et te saate justkui midagi tasuta, aga iga loogiliselt mõtlev inimene saab aru, et need 2 tühja sõitu ju, kes selle siis kinni maksab ettevõtte ja ometigi ei maksa, see ei ole ju jätkusuutlik ettevõte, kes ise maksab peale millelegi. Just. Aga võib-olla saab ettevõtte kuskil sotsiaaltoetusi veel omakorda vaata riigi käest, et sedagi me ei tea. Loogiline analüüs on tegemata. Et vaatame, kuhu see hange viib, mis kilomeetri hinnani me jõuame ja sellest lähtuvalt tuleb siis arvatavasti see hange siis oma ettevõtted vahel. Mis järgmise teema oli Karijärve uuringuluba? Andsite või? Karijärve uuringuloa, seal see kaevandusala, kuna sinna on olemas praegu 2 alal siis uuringuluba antud, ja nüüd tuli Kiirkandur uue sooviga, et tahab uuringuluba, siis geoloogilist uuringut teostada veel päris suurel alal, see on mitukümmend hektarit. Volikogu nõusolekut selleks ei andnud, kuna see hõlmab ikkagi väga suurt mõju. Seal mõju, inimesed elavad seal ligidal, seal on ka hulga allkirju kogutud, et seal piirkonnas ei tuleks siis kaevandusi ja kuna seal on väga palju metsa maha võetud, see nagu juba rikub seda rohevõrgustiku ala, et seal neid
probleeme on palju, miks ei võiks neid kaevandusi sinna juurde teha. aga kõige tähtsam on ju inimeste soov, kogukonna, rahva arvamus, mida rahvas arvab iseenda kodukandist, et ma loodan, et teie ikka teete kogukondlikku. Rahva arvamust ju arvestame ja loomulikult me ei anna seda luba, et see võib minna kohtuni välja, aga midagi teha ei ole, meie seisame rahva eest. Ja rahvas teie kõrval. kõrval. Ja rahvas meie kõrval. Just nimelt. Põhjakooli põhimääruse muutmine, mida te sellega muutsite? Põhja põhimäärus, kuna tegemist on seal noorsootöökeskuse vast loodud siis noorsootöökeskuse avamisega on siis põhimääruse muutus seoses sellega, et siis noorsootöökeskus võtab need tegevused endale üle. Noorsootöökeskus, üks põnev allasutus siis nii-öelda, kus siis noored vallakodanikud saavad siis aidata firmadel ja ka eraisikutel teha selliseid lihtsamaid töid nagu puid riita panna või on vaja see oli malevad korraldatakse. Jah, seda küll, see korraldab, aga seesama noorsootöökeskus ikkagi, et seal on võimalik kaasata noori ja tööle siis rakendada, et kellel on siis soov mingeid töid teha, saab täiesti vabalt siis võttes ühendust Rõngu rahvamaja juhatajaga Mari-Liis Vanaisakuga, siis läbi selle saab siis endal siis mingid vajalikud tööd, sellised lihtsamad ära teha. Et kindlasti võtke ühendust. Tasu eest selles. Jaa, see on... Tunnitasu on ka ikkagi noorte. Ma võin midagi eksida 5 euroga sinna auku, ta läheb see tund. Et sellised lihtsamaid töid ja et tasub ikkagi noh. Noorsootöökeskus korraldas ka logokonkursi. Ja kui ma nüüd vaatasin, siis vallavanema üks kamraadidest on logokujunduse võitja. On juba ja poliitika natuke. Juba jälle. Noh, võtame nii, Pidite sellest olema priid ju. Jaa, aga ei olnud meie valida siin miskit. Selles mõttes, et konkurss tehti ja sealt nii öelda siis valiti. Jätame selle siis siia. Iga ühe südametunnistuse peale. Jaa, muidugi. Spordi- ja rahanduskomisjoni koosseisu muutmine oli teil? Jah, kuna sealt osad liikmed taandusid, kes siis volikokku tagasi, kes siis välja, siis muudeti ära esimehed ja aseesimehed. Liikmed ka vist? Jah. Aga kuidas teil sellega on, et teil on juba teine komisjon, kus on seesama liige, ta on ühes komisjonis esimees ja nüüd on ta teises komisjoni liige, et kas Selva vallas ei ole nagu jagu inimesi või et ei ole nagu kedagi muud panna, et samad inimesed on erinevates komisjonides, et kas see on nagu hea tava, mida sina sellest ise arvad? Sinu isiklik arvamus? Kui on võimekad inimesed ja saavad hakkama juhtides näiteks spordikomisjoni ja võttes sõna ka rahanduskomisjoni, siis jaa, kui on noored võimekad inimesed, siis saab hakkama. Eks see aeg näitab. Et selle koha pealt ei ole seal väga mingid, eks siis kunagi kuuleb. No lihtsalt jälle minu jaoks tundub see järjekordselt nagu imelik, aga las ta siis olla, kui ta olema peab. Ju ta peab nii olema. Aga kooliteema, Palupera kooliteema, mida me teada saime, 3 lapsevanemat juba kirjutas meile, et nad ei saa registreerida oma last Palupera kooli ja jah, inimesed nagu päriselt helistavad meile, kirjutavad meile, räägivad meile oma muredest, rõõmudest, sest me oleme andnud neile selle võimaluse ja me päriselt seisame nende eest ja nende kõrval ja nii edasi, mitte et me ei ütle ainult suu soojaks, et me oleme siin avatud valitsemine. Muidugi. Päriselt meile tehakse. Natukene on probleemid selles programmis Arno, kus siis ei saa registreerida näiteks Palupera kooli. Mina ei süüditaks selles programmi. Selles mõttes, et ma usun, et programmis on see võimalus, ju valikuvõimalused, kuidas sa saad midagi panna. See on ikkagi ju, ma arvan, ametnike valida ju.
kuidas nad, millise kooli nad sulle ette söödavad siis nii-öelda, nagu ma olen aru saanud praegu see info põhjal, mis on välja tulnud tegelikult. Jah, täna paraku ametnik siis haridusosakonnast valib lapsevanemale kodulähedase kooli, aga paraku reeglid ütlevad niimoodi, et võetakse esimeseks aluseks see, kus õpib sinu näiteks vanem laps. Õde-vend, et siis selle järgi määratakse nii-öelda kodulähedane kool, mis pole paraku päris õige. Näiteks saab tuua Palupera külas elav inimene, kes elab 200 meetrit koolist, tahab panna oma last esimesse klassi, siis pakuti talle Rõngu keskkool ja Terapeedu erakool teisel pool Elvat. Ja selles mõttes on erakool veel, et inimene pakuti nagu üks variant ja siis pakuti erakooli varianti. Et neid asju võiks vaadata üle, et pigem minu arvamus on selline, et lapsevanem minnes Arno programmi, tal oleks kõik koolid nähtaval. Selles mõttes, et täna on ju öeldud, et lapsevanem valib endale kooli, kuhu ta oma last saab üle valla valida ju, millisesse kooli ta tahab panna. Aga siis tekibki ju küsimus, et kas meil tegelikult on valikuvabadus? Nii ja naa. Ja see pidi nüüd olema siis sellest aastast nad teevad seda, siis vallavanem ütles, et seadusest tuleneb nii ja siis tegelikult 15. maist pidi see siis nii-öelda vabaks minema. Ma ei tea siis, kas kõik koolid tekivad sinna, et see on nagu, meil ei ole ju valikuvabadus, nagu miks te räägite, et teil on valikuvabadus lastevanematele, kui päriselt ei ole ju seda võimalust ja kui palju ametnik peab sellega veel tööd tegema, et sättida see laps sinna, vaadata, kus ta vend käib või õde käib, siis sättida sinna. Kas see ei ole nagu tühi töö või? No ütleme niipidi, lapsevanem võiks nagu ise saada ju minna sinna programmi ja valima, et võib-olla tõesti haridusosakonna töötaja võiks tegeleda näiteks muude probleemidega, mis meil on koolikiusamised ja muud asjad ju Elva vallas on ka ikkagi olemas, et lastevanemate eest sellist tööd võib-olla ei peaks tegema, aga see on natuke korraldamise ja paika loksutamise teema veel. Ja nagu sa ütlesid, 15. maist saab iga väidetavalt, nii vallavanem väitis volikogu istungil. Jah, nii ta on. Palupera kooli koha pealt veel tahaks mainida, et meil on siin hästi palju olnud sellega teema vaidlusi, sest kuna vallavanem tuli hingeliselt siis vastu, et see Palupera kool saaks jätkata, oleme selleks teinud tublit tööd ja saanud selle asja nii kaugele, et täna Palupera kool on see otsus siis, kus siis sügise jätkab 7. klass. Ainult on vaja vallavanema allkirja sinna alla. Ütleme vallavalitsuse otsusega. Vallavalitsus peab tähendab kinnitama. Jah, et see juhtub aprilli keskel. Nüüd me oleme siin natuke rääkinud sellest istungist, aga inimesi huvitab kuu teema, vallavanema umbusaldamine. Kes ütleb, ma ei tule alla? Ei tule. Jah, tegelikkuses sisseelamisaeg on juba piisavalt möödas sellest, see aeg nii kaugel, et võiks hakata nagu sisulisi otsuseid tegema ka lähtudes koalitsioonileppest. Täna on see seis selline, et vallavanem on ütlenud, et see ei ole mingi väga tähtis paber, et seda saab muuta. Koalitsioonilepe on nagu kõige alusdokument, mille järgi ju tegelikult peab liikuma. Ja sellest lähtuvalt on tulnud siis olukord, kus esitati vallavanemale siis nii-öelda tagasiastumispalve, mida ta ei võtnud kuulda. Järgmine võimalus ongi umbusaldamine ja see saab juhtuma nüüd 13. aprill. Et kindlasti me peale seda teeme ühe saate, räägime sellest asjast võib-olla täpsemalt ja lähemalt, et hetkel väga üksikasjalikult sellest kõigest ei räägi, jätame midagi veel saladuseks. Okay. Aga selles mõttes, et anname vallavanemale andeks, sellepärast, et ta ei ole vist väga palju poliitikaga kokku puutunud ja ta ei adugi võib-olla, mida see koalitsioonileppe nagu tegelikult tähendab. Ja teine asi, ta lubas ju tagasi astuda ise, kui koostöö ei suju, et kui ei lubadus astuda ise tagasi, kui koostöö ei suju? Kas see on siis... mõistlik ju oleks
lahendada niipidi olukord. Praegu on täpselt see, siin me oleme filmis, kus selle leivalabidaga põhimõtteliselt lükati see tädike alla sealt, on ju. No jaa, selles mõttes, et täna on ju seis selline, et meil on Isamaal 12 saadikut, EKRE-l on 3 ja vallavanema siis koht on Isamaa panna, Isamaa valik, et selles mõttes on see nii läinud. Aga arvatavasti tuleb uus vallavanem üsna varsti ja sellest juba räägime järgmises saates, mis siis edasi juhtuma hakkab. Ja veel üks teema, mida ma olen iga kord mõtelnud peale raadiosaadet. Jälle läks meelest ära. Volikogu liikmed tasu, et kui sa kuuled, nagu kui me poes käime, siis öeldakse sulle, et kõrgepalgaline tuli ja et umbes, et noh, palju siis tuleb, kui küsitakse, aga volikogu liikmete tasu on 100 eurot miinus maksud ehk 74 eurot kätte, jätke see endale meelde. Ja komisjoni liikmete tasud on ka 30 miinus maksud. 24 eurot kätte, nii et see töö, mida need inimesed teevad, on puhtast südametunnistusest, ma ütleks, ja tahtejõust ja... Vabatahtlik töö on see tegelikult. See katab ära mingi kütuse kulu ja mingid sellised asjad, aga jah, et väga palju eriarvamusi liigub, et aetakse oma asja, absoluutselt ainult vallarahva asja. Aga noh, jah, on erinevaid prioriteete, aga nii on meil. Nüüd on see siis selge, et ei ole kõrgepalgaline 74 eurot kohe käimise eest. Aga on sul veel midagi rääkida või tõmbame otsad kokku, vist on ka läinud pikemaks juba? Jah, ei ole täna väga pikalt midagi. Et järgmine kord kindlasti põnevad teemad siin seoses. Muidugi, kasemahla joomise päev ju. Kuidas see praegu jälle oleks meelest sellest räägime ka. See on nüüd kohe ju. See on siis täpselt nädala aja pärast 5. aprillil kell 1 Kasemetsas, et Facebookis on selle kohta info olemas. Ja kui keegi vaatab seda videot ja Facebooki ei ole, siis saab Rainil helistada 52 51 588 ja saab täpsemat infot. Jah, et see koht on Hellenurmes, viidad on üleval Facebookis, lingid, kuhu tulla. Ja veedame mõnusa päeva metsas, näitame oma kasemahla korjesüsteemi. Et seekord on natuke teistmoodi need asjad. Liinid hakkavad väga kõrgelt tulema 7 meetri pealt ja siis vaba jooksuga alla. Saame kõik maitsta kasemahla, juua isu täis. Nautida linnulaul. Kruusid kaasa, teeme kõige ägedama kruusivõistluse teeme jälle. See on 3. aasta juba, et... Tulge kuulake lihtsalt linnulaulu, räägime juttu ja naudime seda hetke seal metsas. Loodame, et tuleb ilus ilm. Või noh, mul tellitud tegelikult. Ja, et huvilisi on olnud ka juba, et meil käis ka Elva lasteaiarühm. Rõõmurullid käisid metsas, saime traktoriga käruga sõita seal ja lapsed nautisid looduses ilusat päeva. Jooksid ringi seal, selles mõttes tegelikult on meil oleks väga palju õppida nendelt just selle ringi jooksmisega, et tuleki metsa ja naudidki lihtsalt seda loodus seal, käid oja ääres ja et mingid uhked kava ja uhked esinejaid ei pea olema, lihtsalt linnulaul ja ojavõlin ja ongi hästi. Ja, et... Aitäh ja järgmiste värvikate vestlusteni. Teil hea! Tšau!